Tere, hea kuulaja! Täna räägin, kuidas hoida ennast novembris tasakaalus. Nimelt toon teieni astroloogiaabi novembri tervise ja heaolu ülevaate. Tuletan ikka meelde, et astroloogia ei asenda arsti diagnoosi, aga see aitab meil paremini mõista, kust võivad olla meie probleemi algpõhjused ja see annab meile suuna, kuidas toetada iseennast ja oma tervist igapäevaste valikute kaudu. Järgnev info on toodud ainult hariduslikel eesmärkidel ja enne kui hakkate muutma toitumist või tarbima taimseid preparaate, palun konsulteerige ka spetsialistiga. Kogu novembrikuu keskel on tähelepanu all meil rohkem lümfiringe, vedelike ainevahetuste häired ehk turseid, raskustunnet kehas, seedetrakti põletikke, hormonaalseid probleeme, tundlikkust elektromagnetvälja koormusele on suurem, sealt võivad tulla peavalu, tunehäireid, sisemist rahutust, ärevust, südame-vereringe probleeme samuti ja kogu kuu vältel võiks sobida selline kergesti seeditav toit, vältida vürtsikat rasvast toitu ja taimedes sobib alteejuur, mis rahustab limaskest ja seedetrakti, maarjaohakas, võilill, artišokk, need toetavad meil maksa ja sapitööd, viirpuu, hibiskus toetavad südant ja vereringet, pulsatilla ja sälsaparilla aitavad meil hormonaalset tasakaalu taastada ja Blue Verbin ja meliss toetavad ja rahustavad närvisüsteemi. Ja kui teil on endal sünnikaardis isiklikke planeete Neitsi 29 kraadi ja seal ümber või kalade 15 kraadi, Amburi 6 kraadi ja Skorpioni 25–29 kraadi, siis tõenäoliselt tunnetate teie rohkem novembris ka tervisemuresid. Novembrikuu on pigem selline sügava puhastuse ja sisemise ümberkorralduse aeg. Et enamasti siin füüsilise tervise mured viitavad vajadusele emotsionaalse või vaimse tasakaalu järele. Seega, laske enda elul aeglustuda, kuulake oma keha ja toetab neid, kes on valmis edasi endas midagi ka vabastama. Nüüd aga novembris olevatest positiivsetest päevadest, mida võiks ära kasutada. 2. november on meil selline päev, mis sobib hästi sisemiseks puhastumiseks, vabastamiseks ja ka emotsionaalseks toetuseks. Hea aeg meditatsiooniks, veeteraapiateks ja taimeteedeks, näiteks lavendel ja meliss sobivad siia päeva hästi. 6. november kuni kella 5 õhtul on hea aeg alustada taimede tarbimisega, mis on seotud just luude ja liigeste tugevdamisega, lümfiringe parandamisega, venoosse vereringe turgutamisega, ehk alustada toonust tõstvaid ja taastavaid taimseid protokolle. Ehk sobivad siia näiteks nõges, mis on mineraalide rikas ja kask toetab ka lümfi ja neerude tööd. Maarjaohakas on maksa ja vereringe puhastamiseks, viirpuu hobukast on veenide ja südame toetuseks, korte on luude ja sidekudede tugevdamiseks. 10. november, hea päev südame ja vereringe turgutamiseks. Ja see päev rahustab, taastab, soodustab vedelike liikumist, toetab südant ja lümfi, seega sobib hästi veeprotseduurideks, massaažiks ja näiteks ka hingamisteraapiaks. 20. november on meil väga hea päev, et teha sisemist tööd, kirjutada, nõustamises käia, psühhoteraapiaks väga hea ja väga hea päev, et teha selliseid lõpetamisi või sisemisi ka otsuseid. 24. november on hea aeg suhete ja keha tasakaalustamiseks. Päev on rahustav, stabiilne, toetav, sobib füüsilise struktuuri, näiteks luude, liigeste ja nahahooldusega alustamiseks, nende toetamiseks, massaažiks ja ravikreemide kasutamiseks sobib väga hästi. Aga vaatame mida
Mida see novembrikuu meile kuupäevaliselt kaasa toob? Ja alustame siit 2. novembrist. On tõenäoliselt vajadus puhastuseks ja taastumiseks ja päev algab meil kalades oleva kuuga, immuunsuse ja lümfisüsteemi surve võib siit tekkida, võib-olla ka psüühiline väsimus ja vedelikupeetus. Seega võib esineda siis turseid, lümfistagnatsiooni, ka seennakkuste või viiruslike sümptomite ägenemist, seedetrakti häireid, on iiveldust, raskustunnet, võib-olla gaase, kroonilised põletikud ja hormonaalsed kõikumised samuti võivad siin süveneda ja peale kella 3:30 õhtul, kui kuu liigub meil jääramärki, on rohkem siis närvilisust, võimalik vererõhu kõikumine, peavalu, rahutus, unetus. Seega võib esineda siis väsimust, letargiat, külmatunnet, psühhosomaatilisi sümptomeid, peavalu, silmades survet, pearinglust, eriti siis õhtul, ja sellist närvilisust ja võib-olla ka äkilisi lihasreaktsioone ja rahutust siis õhtul. Toimedes sobivad siia võili, maarjaohakas, artišokk, senna, siis lümfi- ja maksapuhastuseks, närvisüsteemile meliss, vetiver, lavender, võib-olla ka balderian, kuldvits, põldosi ja kaselehed aitavad siin tursete vastu ja on soovitav teha siis jalavanni meresoolaga ja tarbida siis selliseid soojendavaid ja kergeid toite. Vältida meditsiinilisi protseduure, eriti siis invasiivseid või ka uusi ravimeid, kui see vähegi on võimalik edasi lükata. Ja ka selliseid tugevamaid emotsionaalseid olukordi võiks vältida erguteid, alkoholi ja raskesti seeditavaid toite, ka sauna või üldse sellist tugevat kuumust, eriti kui teil esineb turseid ja võib-olla on ka vererõhu probleeme. Siis 3. november on meil liialdusi, võib-olla söömisega liialdame, tunnete väljendamises, suhetes võib olla pingeid, tunneme emotsionaalset eraldatust või rahulolematust ja see võib siis väljenduda ka kehas, näiteks hormonaalsete kõikumiste näol. Seega on meil siin rohkem tsüklihäireid, meeleolumuutuseid, rindade hellust, on ka pulsi kõikumisi, südame kloppimist, veresoonte probleeme. Neerud on tundlikud, sealt siis tulenevalt väsimust, vedeliku tasakaalu häireid, suulestik on tundlik, võib siis olla ebamugavustunnet ja esineb rohkem turseid ja ka veresuhkru kõikumisi. Ja taimedest sobib siia viirpuu, piparmünt, meliss, maarjaohakas, võilil, nõges, kuldvits ja tasub siin ka vältida siis rasvaseid ja suhkrurohkeid toitu, nendega liialdamist ja vältida siis ka emotsionaalset ülepinget. 4. november võib samuti olla turseid, vedelikupeetust, väsimust. Meil on siin mitmeid pingelisi seise päeva jooksul ja see võib suurendada lihaspingeid, närvilisust, põletikulisi reaktsioone, vererõhk võib kõikuda, on rohkem peavalu, lihaskrampe, uneprobleeme ja üldse tugevat rahutust, ehk siis võib olla kaela ja turja pingeid, tõmbluseid, lihaspasme, istmikunärvi valu, silma- ja peavalu, tasakaaluhäireid, uni on rahutum, seedehäireid, pigem siis stressist tingituna, vaimset kurnatust, ärrituvust, hormonaalseid kõikumisi jällegi, epilepsia hood võivad siin sageneda, kopsuprobleeme ja ka astma ägenemist. Ja sobivad siia siis jällegi meliss, balderian, lavendel, et närvisüsteemi rahustada, kuldvits, põldosi, kaselehed siis turse ja vedelikupeetuse vastu, võili, maarjaohakas, maksa ja ligeste toetuseks ja stressi ja hormonaalse tasakaalu toetuseks siis näiteks kuldjuur ja gisandra ja lihaspingete ja istmikunärvi valu vastu võiks aidata siin naistepunaõli. Ja sobib hästi selliseks pigem rahulikuks olemiseks, taastumiseks, keha toetamiseks, hea aeg teha jalavanne, kergeid venitusi, teha võib-olla ka paastu ja vältida vaimset ja füüsilist ülepinget.
Ja võib-olla vältida siin ka uute ravimite ja protseduuridega alustamist, kuna keha on väga tundlik ja lükake edasi siin ka siis operatsioone, kui see on väga vähegi võimalik, mis puudutavad eriti siis närve, käsi, sõrmi, aju, kõrvu. Et siis kui see ei ole vältimatu, siis pigem siin lükata edasi. 7. november, kuu liigub meil kaksikutes kogu päeva ja annab siis sellist aktiivset mõistust, võib-olla natukene kehvem keskendumine, rahutus ja on meil siin ka päikese aspekte kuu varjutuse kraadile ja kuule ja põhjasõlmele, et see võib tuua siis pingelise sellise psühhoemotsionaalse koormuse, mälu ja närvisüsteemi pinge, kõikumised vereringes ja emotsionaalseid pingeid aitab rahustada siin siis võib-olla roos, lavendel, meliss. Sobivad hästi näiteks viirpuu, emalill, kui esineb südamerütmi häire või vererõhu kõikumisi ja hormonaalset tasakaalu toetavad siin näiteks punane ristik ja must koškoš. Ja päeva jooksul võib olla siis ka kopsudele ja hingamisteedele tugevat mõju, esineb võib-olla peasurvet, eriti just meelekohtades ja kuklas, nina, kurgu, kõrvaprobleeme. Samuti, et hingamisteede toetamiseks sobib siia näiteks tüümian, lagrits, mänd, Islandi samblik ja kassinaeris salvei, silmade leevendamiseks siis silmarohi kummel kompressiks ja vereringe toetuseks pärnaõis, piparmünt, roosivesi ja see aitab kas liigse kuumuse vastu. Ja samuti ei sobi siin meditsiinilised protseduurid, mis puudutavad siis kaela, kurku, hingamisteid, närvisüsteemi, sest et tundlikkus on kõrge ja ei ole hea aeg ka vaktsineerimiseks ja ka anesteesiaga seotud protseduurideks, sest et keha võib reageerida siin ettearvamatult. 8. november on rohkem raskustunnet jalgades, veenilaiendeid, turseid, naha ärritust, punetust, kipitust, allergilisi reaktsioone on rohkem, südame sellist pingetunnet rinnus, ärevust, pea-kuklapingeid ehk siis peavalu, jällegi turseid, eriti alakehas ja hormonaalseid tasakaalutust jällegi. Et sobivad jälle siis näiteks vereringe toetuseks hobukastan, viirpuu, marjaohakas, kummel, nõges, naha rahustamiseks ja immuunsuse toetamiseks ja võilill, salvei, koriander ja pohl sobivad siia maksatoetuseks, kuldvits, põldosi, kask ja apteegitil ka tursete vastu. Ja sobivad siia jalavannid, nahaõlid, kerge massaaž ja sellised loovad rahustavad tegevused, milleks on siis kunst, muusika, võib-olla ka päeviku pidamine ja vältida siis jällegi vürtsikat, soolast toitu, kuuma sauna ja kosmeetilisi protseduure, mis on siis võib-olla nahaga seotud, sest et keha on tundlikum siin. 10. november, kuu liigub endiselt siin vähimärgis kuni õhtuni, ehk siis on fookuses ikkagi vedeliku ainevahetuse tegevus, neerud, lümfisüsteem, seedimine, aga päeva jooksul on mitu positiivset aspekti ka, et see loob soodsa pinnase siis tervenemisele, taastumisele ja toetavale taimeravile ja õhtupoole siis läheb kuu lõvimärki, toob kaasa siis vereringe, südame teemad, ehk siis võib olla siin näiteks südame pekslemist, pinget rinnus või ka unehäireid. On siin ka seedetrakti aeglust või ülitundlikkust, eriti just emotsionaalsete teemade pärast, vedeliku peetust, turseid siis just näos, silmade ümbruses, lümfi- ja neerukoormust, ehk siis võib tekkida kehas kerge toksilisus ja südamepiirkonna aktiveerimine siis õhtupoolikul, nagu öeldud, võib seal ka vererõhu kõikumist esineda ja tundlikkust ka ravimitele, et sobivad siia siis kuldvits, kask, apteegitil, võilill, on jällegi diureetilised ja puhastavad maksa ja seedimise toetamiseks siis marjaohakas, piparmünt, viirpuu, sidrunmeliss, südame ja närvisüsteemi tasakaalustajad ja
Kui on siis kalduvus vererõhu kõikumisele või unehäiretele, siis lavendel, balderian ja hibiskus sobivad. Ja pulsatilla, punane ristik ja kummel on siis emotsionaalseks tasakaaluks ja hormonaalseks tasakaaluks samuti. Sobib hästi. Ja sobib hästi ka siin loodusraviga alustamiseks, eriti kui see on seotud neerude, maksa või südametöö toetamisega. Ja vaatame siis, mis on 11 ja 12 november. On rohkem emotsionaalset ebakõla, rahutust, raskust, tunnetatakse võib-olla survet kohustustele, aga on ka samas vajadus mängulisusele ja vabadusele. Ja võimalik on siin pinge keha ja vaimu vahel, mis võib väljenduda siis füüsilistes sümptomites, esineb siin pulsi kõikumisi, rahutust rinnus, kaela ja seljapingeid, eriti abaluude vahel, emotsionaalsed pinged võivad sinna ladestuda, uneprobleeme, pealiskaudset und ja hormonaalset ebastabiilsust jällegi, eriti kui on juba probleeme näiteks kriipnäärme või neerupealistega. Ja sobivad siia jällegi viirpuu, sidumeliss, rahustavad südant, reguleerivad närvisüsteemi, lagrits, võilill, maarjaohakas toetab hormonaalset ja ka maksatalitlust ja nõges kuldvits on siis veeainevahetuse ja neeru toeks. Ja hea päev teha väike selline emotsionaalne paus, olla nii-öelda iseendaga, tegeleda kunsti ja loominguga ja võib-olla ka vältida ebavajalikke meditsiinilisi protseduure, sest et keha taastumine on siin aeglasem. Energia võib olla ebaühtlane ja hea päev, et struktureerida siis paindlikult ja võtta endale ka puhkehetki. 13. november on meil olulised aspektid siin ja võib olla karpaalkanali sündroomi ägenemist, tennise küünarnuki ägenemist, on siin rohkem ülemisi hingamisteede ärritust, just sellist kuivust, kuiva valulikku köha, võib-olla ka kõrvadega seotud probleeme, kõnehäireid, võib-olla ka songa või äkitselt tekkivaid hemorroide, väga suur oht vigastustele, õnnetustele, eriti just siis seoses sõidukite, terariistade, masinate ja ka loomahammustustega. Ja väga tihti on siin vigastused seotud just käte, sõrmede, käsivartega, aga ka puusapiirkonna ja alaselja lülidega, esineb ehk ka herpest rohkem. On ka tundlikkus toidule, ravimitele, võib olla siis põhitust, soolestiku ärritust ja on vaja siin siis rohkem makse puhastada. Sobivad hästi meliss, blueverbin, naistepunas, kullkäpp, passiflora ja balderian. Need on siis kõik närvisüsteemi rahustamiseks, ärevuse rahustamiseks ja herpese puhul on abi nii L-lüsiinist kui ka melissist. Marjuhakas, võilill, piparmünt, kummel taaskord aitavad siis soolestiku ja maksa probleemide puhul, kuldvits, kaseleht toetavad vedelike liikumist, tursete alandamist ja peaksin vältima siis rohkem kohvi, vürtse, alkoholi. Ja hea päev tegelikult vaimsete pingete vabastamiseks läbi võib-olla kirjutamise, teraapia, puhastuskuuridega alustamiseks. Aga seda siis leebelt toimedega võib-olla piirata siis ekraani aegu ja sellised soojendavad, rahustavad vannid sobivad siia hästi. Ei sobi tugev füüsiline trenn, sellepärast et tekib siin rohkem lihaskrampe ja ülekoormust rohkem. Siis 17. november on meil palju erinevaid aspekte. Päikese positiivsed aspektid annab siis üldist tugevust, toetav energia potentsiaal taastumiseks, sisemise stabiilsuse loomiseks. Kuu liigub meil kaaludes, teeb meil siin mitu pingeaspekti, ehk siis võib anda liialdusi, turseid, veresuhkru kõikumist, pingeid liigestes, nahaga seoses, soolestikus,
aga on ka Merkuuri positiivseid aspekte, ehk siis selgust mõtlemises, hea aeg psühholoogiliste mustrite muutmiseks, sügavamaks sisemiseks tööks. Võib olla siin sobivad hästi näiteks südame-vereringe teraapiad. Samas võib olla siin ka vedelikupeetust, vererõhu kõikumisi, südame koormustunne ja väsimust peale pingutust. Seega võib päev tuua siis liialdusi toidus ehk siis ülesöömist, mao raskustunnet, esineb siis rohkem ka selliseid maksa või šapi sümptomeid, iiveldust, gaase. Sobib selline kergem paast või toidukoguste piiramist ja võib-olla nahakuivust, liigeste kangust, võib-olla ka vanade põletike ägenemist, ekseemi, sügelust ja sobivad siia jällegi maarjauhakas, võilill, artišokk, toetab siis maksa ja ainevahetust, viirpuu, pärnois, roosmariin, südametöö ja vereringe rahustamiseks. Piparmünt, apteegidill aitab vähendada siis puhitust ja toetab siis sapieritust, kuldvits, kask aitavad siis liigse vedeliku väljutamisel, bluevervin, meliss rahustavad, tugevdavad psüühikat ja lavendel, kummel on siis võib-olla ka kõhule ja liigestele. Ja hea päev sügavamaks psühholoogiliseks tööks, näiteks teraapiaks, aruteludeks, sobib ka detoks ja vältida liialdamist jällegi toiduga. Et sobib väga hästi siia selline jalutamine, yinni jooga, rahulik liikumine. 19. november on meil ka mitmeid erinevaid aspekte siin. Võib olla menstruatsioonitsükli kõikumisi, rindade tundlikkust, üldse hormonaalset kurnatust, kalduvus emotsionaalseks liialduseks, kurbuseks, sisemiseks pingeks või selle allasurumiseks. Võib tuua kaasa sellise väga võimsa alateadliku pingevabastuse, ehk siis võime rohkem nutta, see tuleb kergemini, aga see võib olla siin ka väga tervendav. Ja võib olla peavalusid, tundlikkust, jällegi elektromagnetväljale, rahutu tund, sellist äkilist vaimset selginemist või siis hoopis uimasust, võib olla rohkem stimulatsiooni ja seejärel siis kurnatust. Kuna vabaneb palju emotsioone, siis võib keha reageerida siin erinevate sümptomitega, näiteks iiveldus, turse, unisus, kerged peavalud. Ja sobivad siia taaskord meliss, kassinääris närvide taastamiseks, agnuskastus, punane ristik hormonaalseks taastamiseks, lavendel, meliss une rahustamiseks, südame toetamiseks ja jällegi takk ja juur, võilill, marjauhakasele maksa toetuseks, põldoosi, kuldvits ja kask on lümfiringe ja vedeliku ainevahetuse korrastamiseks. Sobib iseenesest teraapiaks, loovateks tegevusteks, päeviku kirjutamiseks, meditatsiooniks, sobivad soojad kompressid alaseljale või alakõhule, eriti kui esineb siis menstruatsioonivalu ja hormonaalset tasakaalustust. Ja vältida tuleks siin siis ka kohvi, alkoholi ja suhkrut, et need võivad võimendada siin siis seda rahutust ja peavalu. 21. november on meil ka siin päiksepinge aspekte, jällegi elektromagnetvälja tundlikkus on suurem, pingeid, äkilisi sümptomeid ja kuu teeb siin ka pinge aspekte, annab tundlikkust just mineviku selliste teemadele, alateadvuse tasandil emotsionaalset ebastabiilsust. Ehk siis on kalduvus rahutusele, paanikale, unetusele, tundlikkusele, valguse ja helide suhtes, tundlikkust siis wifi, telefonide, ekraanide suhtes, võib esineda äkilisi südame pekslemist, pinget rinnapiirkonnas, vererõhu kõikumist ja naistel jällegi menstruatsioonitsükli kõikumisi ja PMS-i ägenemist, emotsionaalsed kõikumised on siin tavapärased ja sobivad jällegi kassinääris, lavendel, meliss, ärevuse sisepinge vastu, bluevervin, polderian, viirpuu,
südame rahustamiseks, südame kloppimise vastu, vererõhu reguleerimiseks, roosivesi emotsionaalseks ja vaimse ülekoormuse leevendamiseks ja sellised soojad jalavonnid, kompressid siis kõhule ja vältida intensiivset füüsilist pingutust ja jällegi stimulante. Ja ka meditsiinilised protseduurid ei sobi siia, kui see vähegi võimalik on, siis lükkaks need edasi, just eriti seoses närvisüsteemi ja südamega. Ja 25. november on meil kuu koljukitses, teeb siin ka mitmeid aspekte, aktiveerib võib-olla vanu mustreid, eriti kõhuga seoses, seedimisega seoses, on ka positiivseid aspekte, tõstab see siin vedelike liikumist kehas, toob alateadvusest nähtavale mingisuguseid mõjutusi ja on ka psüühilist pinget, vajadust puhastumise järele, närvisüsteem, suguhormoonid, veresooned, need on teemaks, võib-olla liigne mõtlemine, pinge, tunne vaagna piirkonnas ja on siin siis maksa ülekoormust, eriti suhkrute, rasvade ja ravimite pärast, kõhupuhitus, seedehäireid, raskustunnet võib-olla parema roidekaare all, on jällegi menstruatsioontsükli häireid, rindade hellust, hormonaalseid kõikumisi ja väga tugev seos siis emotsionaalse seisundi ja hormonaalse reaktsiooni vahel. Esineb rohkem ärrituvust, kannatamatust, rahutust, pea või kuklapinget koos siis seedetrakti häirega. Taaskord sobib jälle takjajuur, võilill, marjavakas, toetab siis maksa, aitab eemaldada jääkaineid, piparmürt, artišokk toetab siis sapivoolu, seedeensüüme, kassinääris, lavendel, jällegi sisepinge rahutuse vastu, meliss samuti ja pulsatilla, sarsapalilla aitavad toetada siis hormonaalselt tasakaalu, viirpuu aitab, kui näiteks on vereringe probleeme. 27. november on meil siin ka Veenus teeb ilusasti trikooni Saturnile, võib anda siis seda, et stabiliseerib näiteks veresuhkrut, rahustab meelt, toetab südame-veresoonkonda, sobib loovateks ja rahulikeks teraapilisteks tegevusteks, eriti siis just varahommikul, sest et aspekt on meil varahommikul. Ja edasi võib anda siin siis rahutust, pinget, impulsiivsust, silmade, pea-naha tundlikkust, hormonaalset tasakaalutust jällegi ja veresoonkond, süda, ehk siis pulsi kõikumist, emotsionaalset survet, rahutust südames, on rohkem ülesöömist, seedeprobleeme ja taaskord on vedeliku tasakaal paigast ära, tursed, raskustunnet kehas, neerude väsimust, ehk siis sobivad jällegi neerude lümfi toetamiseks kuldvits, takjajuur, põldosi, kask, toetavad siis vedelike liikumist, vähendavad turseid, viirpuu, meliss, balderian aitab jällegi rahustada vereringet ja närvipinget, punane ristik, pulsatilla, must koškoš aitavad eemendada siis hormonaalset tasakaalutust ja hommik sobib siis hästi teraapiateks, päeviku pidamiseks, südant toetavate taimede võtmisega alustamiseks sobib, kerge liikumine, eriti lümfi aktiveerivad harjutused ja jalutamine sobib ja soojad jalavannid, kompressid jällegi alaseljale ja võib-olla ka siis turses piirkondadele sobivad siia hästi. 30. november, kuu on meil kalades, teeb siin erinevaid aspekte. Võib olla jällegi vedeliku ainevahetuse, lümfisüsteemi, neeru teemasid. On vaja taastuda, und, vaikust, siis on siin erinevaid Veenuse aspekte, mis mõjutab võib-olla siis vereringed, hormoone, neerusid, naissuguorganeid, võimalik on siis hormonaalne, emotsionaalne läbielamine ka, sensitiivsete sümptomite aktiviseerumine ja päeva lõpus tuleb rohkem aktiivsust, teovõimet, aga võib-olla samuti ka ärritust, rahutust. Ehk siis esineb turseid, vedelikupeetust, just pahkluude ümber, silmade ümber,
Kolduvus ka liigsele veepeetusele. Oluline on jälgida siis vedeliku tasakaalu. Emotsionaalset väsimust soovitakse olla rohkem üksi, jällegi elektromagnetvälja tundlikkust ehk siis rohkem aega ilma ekraanideta võiks siin olla, vältida siis tugevaid selliseid valguse ja müra piirkondi ja on ka südamepiirkonna pingeid, vererõhu kõikumisi, jällegi tsüklihäireid. Jälle sobivad hästi vedelike väljutamiseks võilill, kuldvits, lümfi- ja seedesüsteemi aitab taastada siis piparmintkummel ja rahutust, ärevust aitab maandada blueverbin, meliss kassinääris ja uinumist võiks toetada näiteks lavendel ja õhtune soe jõlavõnn. Viirpuu, maarjahuakas, jälle süda, maks, vereringe, tugi, sarsaparilla, pulsatilla jällegi hormonaalsele kõikumise vastu. Sellised seisud olid meil siis novembrikuus. Meie salvestused leiate ikkagi tavapäraselt YouTube'ist, Spotify'st, Apple Podcast'ist, postitame ka Instagrami, Facebooki ja meie teenused on saadaval meie kodulehel, milleks on astroloogiaabi.ee. Selleks, et uus info teieni kiiresti jõuaks, tellige meie kanalit, kui te seda veel teinud ei ole ja kindlasti lülitage sisse ka kõik teavitused. Nii saate meie uutest postitustest kiiremini teada. Ja veel parem, kui liitute meie kommuuniga YouTube'is, sealt leiate ka täiendavat meditsiiniastroloogia teemalisi salvestusi, mida me siis üldsusele ei avalda. Mina tänan teid kõiki ja püsige ikka tervena.